Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka meie portaalis objektiiv.ee. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Ja täna kommenteerime neid kõnesid, mis peale vabariigi aastapäeva või ka vahetult enne on peetud. Vabariigi aastapäev on tõepoolest kõnede ja suurte loosungite, suurte sõnade aeg. On pidanud kõne peaminister Michal, nagu ka president Karis, nagu ka Riigikogu esimees Lauri Hussar. Nii et neid kõnesid käesolevas saates natukene vaatleme, üritame neid kõrvutada ja sealt olulisema välja tuua. Mis nüüd siis Kristen Michali ja Karise kõnest, kui kõige esimeseks neid omavahel kõrvutada välja tuleb, on see, et tundub, et Karis vähemalt läbi lillede või mõningal määral isegi otse vastandub Kristen Michali nii mitmelegi punktile, eelkõige mis puudutab meie rahvastikukriisi. Kui Kristen Michali kõnet Tartus võib pidada selliseks Reformierakonna poliitika manifestiks, kus räägitakse seda, et Reformierakond ongi riik ja riik Reformierakond ning põhimõtteliselt Eesti riigi väärtused on täpselt need, mis on liberaalse demokraatia väärtused, mida esindab kõige paremini siis Reformierakond ja teistel justkui Eesti riigi väärtuste temaatikas sõna sekka polekski õigus öelda. Ja Eesti peab ainult edasi minema selles samas liinis ning opositsioon, ka konservatiivid peavad rahulduma ühiskondliku perifeeriaga, siis Karis loomulikult toob esile palju sellise tasakaalukama ja rahulikuma ja oleme siis ausalt sümpaatsema nägemuse, mis puudutab Eesti riiki ja võib-olla ka meie arutelukultuuri. Kristen Michal ütleb seda, et Eesti peab olema agressiivselt tulevikku suunatud riik. Mida tähendab agressiivselt tulevikku suunatud riik? Seda me siin ilmselt ka mõtiskleme. Veiko, on sul mingisuguseid ideid? No kõigepealt, kui kõrvutada peaminister Kristen Michali ja paar päeva hiljem, siis vabariigi aastapäeval peetud president Alar Karise kõnet, siis esimesel juhul, ehk siis Michali puhul võiks öelda, et tegemist on puhtalt Reformierakonna juhi parteipoliitilise sõnavõtuga erakonna kongressil. Kuigi tegemist ei olnud erakonna kongressiga, Michal esines seal peaministrina, valitsusjuhina ja valitsusjuht ei ole ainult ju erakonna liige, erakonna esimees, vaid ta peaks olema ju kogu Eesti peaminister. Nii et selles mõttes torkas mulle küll kohe silma, et Michal kõneleb seal pigemini Reformierakonna maailmavaate ja poliitilise suuna esindajana ja ta ei suvatse absoluutselt kedagi teist mõista ega tunnustada, vaid raiub nagu jäigalt oma sellist ideoloogilist liini. Ja et tegelikult see kõne, nii mitmedki on öelnud, et see oli juba selline avapauk valimiskampaaniale aasta varem, sest Riigikogu valimised teatavasti on alles aasta pärast märtsi alguses 2027 ja Michal ise ka ütles oma kõnes välja, et 26 aasta, ehk siis käesolev aasta saab ilmselt olema liikumine kokkupõrke kursil. Kokkupõrkavad soov minna kas tagasi või edasi, itta või läände. Ja iga Eesti inimese sisemine hääl ütleb, missugust suunda toetada. Seda siis Michal deklareeris ja lisas sinna juurde juba seda, mida sinagi tsiteerisid. Minu nägemus on selge, ütles ta, Eesti peab olema agressiivselt tulevikku suunatud riik. Ehk siis peab jätkuma Michali arvates praegune agressiivselt
progressistlik poliitiline suund, kus siis jõuliselt viiakse ellu sellist progressiivset maailmanägemist ja poliitikat, mis on olnud omane praegusele valitsuskoalitsioonile ja ütleme üldse sellele valitsuskoalitsioonile, mis juba 23. aastal pärast eelmisi valimisi võimule asus. Ja jutt on ka Reformierakonnal seesama, et vaat nüüd, armsad Eesti inimesed, olete jälle valiku ees. Et kas valite siis tulevikku, ehk siis meid, Reformierakonda, või tahate minna tagasi minevikku, et siis valige, keda te valite, eks ole. Meie ees on valik, kas minna itta, ma ei tea, siis Putini manu või läände. Ma ei tea, mis see lääs nüüd on, eks ole, peale seda, kui Ameerikas on ka suured muutused toimunud, ilmselt siis selline progressiivne Euroopa Liit. Ja nüüd on see valik siis pandud valijate ette. Ja selles mõttes haakuvad need sõnad, mulle kohe nagu tekkis see seos, kui ma lugesin seda peaministri kõnet, ma seda ei kuulanud ega ammugi ei olnud seal kohal, aga lugesin seda ERR-i portaalist ja mulle kohe tuli meelde, mida Eesti 200 on ka hiljaaegu deklareerinud, et nemad siis tahavad ka sellist väärtuskonflikti jälle üles kiskuda Eesti ühiskonnas ja ehitada üles valimiskampaania vastandumisele siis nüüd progressiivsete väärtuste ja tagurluse vahelisele võitlusele ja paistab, et Reformierakond kavatseb täpselt seda sama teha. Et seda mina loen välja sellest agressiivselt tulevikku suunatud riigi mudelist, mida nad siis nagu rahva ette panevad. Ja kui siia kõrvale panna nüüd vabariigi presidendi kõne, et me kommenteerime loomulikult Michali mõtteavaldusi siin veel ja samuti ka lähemalt presidendi sõnavõttu, aga praegu niimoodi üldiselt võrrelda neid kahte eraldi kõnet, siis presidendi kõne oli selles mõttes ikkagi riigimehe kõne. Ma ei ütle, et see kõne oleks mulle kuidagi eriti muljet avaldanud või ma siin vaatan, et mitmedki tuttavad inimesed, eriti just Isamaa valijate või toetajate ridadest, ma arvan, et nad siis on nagu Isamaa inimesed rohkem, et nemad küll kiitsid takka, et vaat kus nüüd tuli jälle tõeline riigimehe kõne ära, et parimat nagu ei olekski saanud oodata. Ma ei ole päris nõus sellega, et minu meelest seal oli asju, millega ma päris samal lainel ei ole, aga ma siiski möönan, et Alar Karis seekord on ikkagi üritanud täita presidendi rolli. Sest kes on president Eesti poliitilises süsteemis? Ta on ju paljuski esindusfiguur, ta ei ole täitevvõimu juht, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides või ka Prantsusmaal, mis on presidentaalsed riigid. Eestis on president pigemini sellise silla ehitaja rollis. Võiks öelda, et ta on pontifex või isegi summus pontifex, termin, mida kasutatakse tänapäeval Rooma paavsti puhul, kunagi paganliku Rooma impeeriumi või Rooma riigi ajastul ta märkis mingisugust paganlikku preestrit. See tähendab silla ehitaja. Keegi, kes peaks ehitama sildu ühiskonna ühelt servalt teisele. Ja Alar Karis on seda üritanud teha. Või vähemasti ta on toonud oma kõnes välja kõik need murekohad. Me pärast kindlasti vaatame neid lähemalt, aga selles mõttes on see kontrast ikkagi rabav, kui panna kõrvuti nii Michali kui Karise kõne, et üks käitus sellise parteipoliitilise, ütleme parteijuhina, kes näeb pigemini oma valijates, oma kuulajates sellist Reformierakonna toetajaskonda, ta esineb nagu parteikongressil, ta ei proovigi peaministrina esindada või kokku võtta siis rahva erinevad hoiakud ja kuidagi neid ühte siduda, vaid ta raiub võib-olla mitte nii agressiivselt nagu Kersti Kaljulaid omal ajal või ka Kaja Kallas, aga ta raiub siiski seda progressiivset nägemust ühiskonnast, poliitikast, mida nüüd Reformierakond on siin viimastel aastatel väga teravalt esindanud. Võib-olla, et seal on ka mingi konkurentsimoment, eks ole, et
sotse või ka siis Eesti 200 lüüa, noh viimast ei ole nagu raske lüüa, et neile ilmselt pääsu uude Riigikogusse ei ole. Ja teisel pool on siis president, kes tõepoolest riigimehelikult üritab välja tuua oma kõnes valukohad, murekohad Eesti ühiskonnas. Ta adresseerib neid, kas ta nüüd pakub lahendusi, vot see nüüd on minu meelest nüüd küsitav, et see jääb nagu puudu. Aga Michal seda ei üritagi, ta kiidab ainult oma poliitikat ja ütleb, et see peab jätkuma Eestis, kritiseerib konservatiive täiesti selgelt. President, kui ta kedagi seal üldse kritiseeris, jah, ja ta kritiseeris loomulikult, aga ta kritiseeris siis kuidagi hillitsetult valitsuse poliitikat. Paaris kohas torkas päris teravalt, aga samas nimesid nimetamata, et see on nagu võib-olla minu kõige selline esimene mulje neid kahte kõne kõrvutades ja ma lugesin siia kõrvale muideks ka Riigikogu esimehe Lauri Hussariga, et see on nagu natukene teises plaanis, et Hussari kõne ei olnud nii pikk, nii programmiline ja tegelikult sellest Riigikogu esimehe kõnest ka ei oota keegi vabariigi aastapäeval sellist väga tuumakat kokkuvõtet Eesti olukorrast, et kus me oleme ja kuhu me läheme ja mida me nüüd peaksime tegema. Et see on nagu vabariigi presidendi ülesanne kõige rohkem. Et selles mõttes on ka president ju meil ikkagi selline summus pontifex ehk ülempreester, ta on vabariigi ülempreester. Ilmaliku vabariigi ilmalik ülempreester, kelle ülesanne on sõnastada meie kurss, meie riigi laeva kurss, kuhu me siis läheme, rahustada reisijaid, innustada reisijaid, võib-olla siis natukene seal tüürimeest ehk siis valitsusjuhti sakutada ja nii edasi. Et see on see, mida oodatakse presidendilt. Peaministrilt tegelikult ma ootaks ka riigimehelikku kõnet. Olgu siis see peaminister kes tahes. Et lõppude lõpuks valitsuse tegelased on tõepoolest ju parteiliikmed, nad esindavad seal oma partei valijaskonda, oma partei programmi ja valimislubadusi, aga kui nad on sellel positsioonil, et nad on, kes on peaminister, kes on valitsuse liige, minister, et siis nad on ju seda kogu Eesti rahva jaoks, nad ei ole ju oma erakonna valijate jaoks sellel kohal. Nii et see on minu selline esmane kriitika peaministri kõne aadressil, et see oli tõepoolest liiga terav, sellise poliitilise võitluse mõttes, vastandumise mõttes, lõhestamise mõttes ja sugugi mitte ülesehitav, mida siis Alar Karis küll suutis vältida ja talitada vastupidi. No kui Alar Karise enda poolt kasutatud kõnekujundit kasutada, siis Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal küttis sauna soojaks ja nii soojaks, et inimestel ei olnud seal enam hea olla. Et Karis kasutab seda meie diskussioonikultuuri puuduste ja hääbumise osas selliste saunakujundit. Kui sa lubad, ma tsiteerin, oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leilist uimased. Jaa, oleme oma armsa sauna üle kütnud, et kui siin rääkida tõepoolest sellest, siis Michal seda just nimelt oma enda kõnes teeb. Ja ma arvan, et Karis ei kasuta seda kõnekujundit ka lihtsalt niisama, vaid tegelikult polemiseerib läbi lillede Michali kõnega nii mitmeski erinevas punktis. Nagu mainitud, siin üks nendest punktidest on demograafiline kriis, mida Michal alavääristab ja naeruvääristab ning Karis tõstab esile Eesti ühe peamise probleemina üldse. Aga enne kui me selle juurde tuleme, ma tahaksin tuua Michali poolt välja sellise peamise väärtuskonflikti küsimuse siis. Ja Michal räägib, tsiteerin, on väärtuskonfliktide teravnemise aeg. Neile, kes toorest populismi peavad poliitikaks, soovitan vaadata enda sisse ja mõelda, mida te tegelikult tahate. Enamikel juhtudel on see soov saada tugev käsi, kes lööks korra majja. Tugev käsi on harva puhas ja peaaegu eranditult rakendatakse seda kiiresti jõu ihalejate endi vastu. Populistlik tugev käsi rüütatuna konservatismi toetab ka maailma jagamist mõjusfäärideks. Nii, siin Michal siis räägib, et populism eelkõige tahab mingisugust diktatuuri ja siis vähe sellest veel ka konservativism
üritab maailma jagada mõjusfäärideks. Ma ei tea küll, kust sellist ideoloogiat Michal välja on võtnud, need on täiesti valed arvamused, et kui me räägime populismist või sellisest ka konservatiivsest kriitikast Eesti valitsuse ja Eesti riigi vastu ning Eesti bürokraatia vastu, siis üheks peamiseks ideeks on just nimelt see, et Eesti riik praegu on üks suur, kõva ja mitte puhas käsi, mis näiteks ka e-valimiste kaudu on pidevalt taastanud enda võimu, omaenda süvariiklikku nii-öelda valitsemist siin. Et meie tahaksime just nimelt nii-öelda populistidena, just kui Michal mainib meid sellise demokraatia vaenulike kõva käe esindajatena, vastupidi, me tahaksime rohkem läbipaistvamat demokraatiat, mitte kõva kätt, mida esindab just nimelt praegune liberalistlik ja selline üha diktatuurilisemaid noote võttev Euroopa Liit ja sellega ka liberaaldemokraatlik Eesti valitsus. Nii et kõva käsi ja ebapuhas käsi, must käsi on nende poolel. Meie soovime rohkem demokraatiat, rohkem läbipaistvust. Millest me räägime? Mõjusfääridest. Mõjusfäärid, ütleb Michal, on Eesti jaoks äärmiselt kurjakuulutav sõna. Ta viitab siin Molotov-Ribbentropi paktile ja siis räägib ka sellest, kuidas mõjusfääride ideoloogia viib eelkõige väikeriikidelt kiiresti kõige väärtuslikuma ehk vabaduse. See on jällegi väga huvitav, et räägib Eesti Vabariigi peaminister, kes on Eesti Vabariigi juba põhimõtteliselt üle 20 aasta viinud ühte konkreetsesse mõjusfääri. Mitte Michal siis nüüd konkreetselt, aga kogu Eesti nomenklatuur. Ja selleks on transatlantiline mõjusfäär, kuhu Eesti paratamatult NATO liikmena ja Euroopa Liidu liikmena kuulub. Nii et mõjusfäärid ei ole midagi uut, vaid Eesti Vabariik kuulub ühte mõjusfääri, mida justkui siis liberalistlik demokraatia masin ei tunnistagi mõjusfäärina ja ütleb, et tegu on lihtsalt selliste toreda linnukeste ja lillekeste paradiisiga, kus justkui mingisuguseid mõjutustegevusi seesmiselt ei olegi ning kõik on lihtsalt tore, et me oleme siin täiesti vabad, teeme täpselt mida tahame ja nii edasi. No ei ole, ei vasta see tõele. Me oleme väga selgelt transatlantilises mõjusfääris ja seda on kinnitanud meile tegelikult siin Välisministeeriumi kantsler Vseviov, seda on kinnitanud Tsahkna, välisminister, oma kõnes Riigikogu ees, mis võttis kokku Eesti välispoliitika suundumused propagandistlikult, et põhimõtteliselt Eesti välispoliitika on kokku lepitud ministeeriumites, sellest ei ole mingisugust taganemist ei ühele ega teisele poole, mingit nii-öelda akadeemilist diskussiooni selles küsimuses ei ole. Need jõujooned, need liinid on paika pandud, raudselt ja selgelt. See on Eesti välispoliitika ja julgeolekupoliitika selliseid suundumusi. Ja see on mõjusfääri loogika. See on selle mõjusfääri loogika, kus Eesti on, meid juhitakse selle mõjusfääri koridoride poolt ja me kuulume lääne transatlantilisse mõjusfääri. Et teeme need mõisted selgeks, et mõjusfäär ei ole ainult ida poolt tulenev, vaid see on ka lääne poolt tulenev. Me justkui lihtsalt, meil üritatakse selgeks teha, et justkui lääne poolt tulenev polekski mõjusfäär. On küll ja väga konkreetselt on, väga selgelt on ja väga konkreetsete mõjutusvahenditega on mõjusfäär. Eelkõige siis Venemaa ja ida vastu. Ja umbes sarnane idee on ka Karisel. Ta räägib sellest, kuidas, tsiteerin, maailm on muutustes. Koostöö ja ühtehoid on asendumas jõu ja sellega ähvardamisega. Läbirääkimised ühepoolsete otsuste pealesurumisega, institutsioonid suurjõudude omavoliga, põhimõtteliselt isekate ja kitsaste huvidega. Vahel tundub, et vanu ideaale kasutatakse vaid viigilehena, mille varjus aetakse omaenese isekat asja. See, mida
Alar Karis on kirjeldanud, on põhimõtteliselt ka läänepoolse mõjusfääri kirjeldus juba viimased 20, 30, 40, 50 aastat. Koostöö ja ühtehoid on asendumas jõu ja sellega ähvardamisega, läbirääkimised ühepoolsete otsuste peale surumisega. Kui te vaatate ükskõik millist Ameerika Ühendriikide diplomaatia praktikat, siis see kirjeldab suurepäraselt Ameerika Ühendriikide diplomaatiat. Ühepoolsed otsused ja nende peale surumised paljuski. Mitte, et see ei kirjeldaks Venemaa diplomaatiat, ilmselt kirjeldab ka seda väga hästi. Aga see kirjeldab sellist suurriikide diplomaatiat, et kui me justkui nüüd oleme sellesse üles ärganud, siis mina küsin, et kus need poliitilised liidrid varem on olnud, seda on olnud pidevalt ja kogu aeg näha igal pool maailma välispoliitikas, maailma nii-öelda geopoliitilistes suhtluskanalites. Need huvid on isekad, need ei ole rajanenud sõprusele, meil ei ole sõpru riikide hulgas, meil on ainult Eesti huvid ja siis on teiste riikide huvid. Ja siis me võime vaadata, kas Eesti huvid ja teiste riikide huvid kattuvad ja kuidas neid saab siis kokku panna ning ühtseks tervikuks vormida. See on välispoliitiline reaalsus ja realiteet. Ja igasugune muu jutt sõprusest ja muust asjast on tegelikult lihtsalt lapsik, infantiilne selline jutt. Nii et tegelikult selles küsimuses tundub nii Karis kui ka Michal räägivad ikkagi nagu suhteliselt sarnast juttu ja justkui oleks nüüd siis üles ärganud niimoodi sellisesse imelikku maailma, kus justkui jõupoliitika on üheks nii-öelda osaks. Ei, see on olnud maailma välispoliitika osaks aastakümneid, tegelikult aastasadu, aastatuhandeid, nii et tere tulemast ajalukku, tere tulemast reaalpoliitikasse. See on reaalsus meie välispoliitilistes küsimustes. See selleks, aga üheks väärtuspoliitiliseks küsimuseks on kahtlemata see, mille Michal toob esile ja mida Karis ka kommenteerib oma kõnes ja see on eelkõige meie rahvastikukriis. Jällegi näeb Michal rahvastikukriisist rääkimisest ja sellega nii-öelda ähvardamisest eelkõige sellise populistliku ja tema hinnangul konservatiivse leeri peamise küsimusena. Populism kasutab reeglina ainult ähvardust, ütleb Michal. Oleme seda viimastel kuudel väsimuseni kogenud. Kui te ei tee nii, nagu meie ütleme, surete kohe välja. Ei juhtu nii. Eesti rahvas ei sure välja. Need ähvardused on tõesti nagu külm tuulepuhang keskajast või Nõukogude Liidust. Aga eks nad mõtteliselt olidki enam-vähem samad asjad. Vananenud ja suremas ei ole ka liberaalne demokraatia, pigem on hoopis vananenud selle hääbumist ennustavad mehed, ütleb Michal. Vot, siit me saame ka teada ajaloo revisionismi, Nõukogude Liit ja keskaeg on enam-vähem sarnased asjad. Sa oled vanaks jäänud, Markus, pean ütlema. Ma olen vanaks jäänud vahepeal, sina ka. Kõik me, kes me siin oleme juba 10 ja rohkem aastat rääkinud, et Eesti rahvas sureb välja, on vahepeal vanaks jäänud, aga näed, Eesti rahvas polegi veel viimase 10 aasta jooksul välja surnud. No, ma ei hakka kommenteerima niivõrd selliseid algelisi mõtteid, aga siiski ei, Eesti rahvas ei sure välja, see on selline populistlik loosung, mida teile on lihtsalt mingisugused vanad ätid kuskil ajanud. Olukorras, kus meil on rahvastikukriis ja lapsi sünnib iga aastaga üha vähem ja vähem. Alar Karis toob sellega välja hoopis teisest aspektist ja sellise aspektina, et see on meil väga-väga tõsine küsimus. Alar Karis ütleb nii, kui tahame riigi ja rahvana kesta, tuleb meil leida tee, kuidas rahvastiku kahanemine peatada ja anda igalühele meie seast kindlustunne. Möödunud aastal sündis Eestis 9092 last, mitte kunagi viimase 100 aasta jooksul pole meid nii vähe sündinud. See on valus tõde.
meid jäi aastaga vähemaks terve Põlva linna jagu rahvast. Tegemist pole pelga hetke virvendusega. Kui me seda suunda muuta ei suuda, on juba 2 põlvkonna pärast meid järel vähem kui 1 miljon. Ja minu teada meid eestlasi, Eesti rahvast sündinud inimesi ongi juba tänapäevaseks vähem kui 1 miljon. Et kogu Eesti populatsioon on üle 1 miljoni. Aga tõepoolest, Karis toob selle välja nüüd tõelise mure kohana. Ja see ei ole lihtsalt mingisugune vanameeste populistlik selline, kuidas öelda, hoiak, et räägitakse Eesti rahva kahanemisest, vaid Karis ütleb ka seda, et kui me tahame riigi ja rahvana kesta, tuleb me leida tee, kuidas rahvastiku kahanemine peatada ja anda igaühele meie seast kindlustunne. Ehk siis siin tõepoolest peegeldub ikkagi Karise riigimehelik lähenemine ja arusaam sellest, et kui Eesti rahvas nüüd kasvama ei hakka, siis ei ole meil enam 50 aasta pärast rahvast, millele või kellele seda riiki luua ja teha. Ja siin minu meelest tuleb välja see põhimõtteline erinevus liberaalse ja konservatiivse leeri vahel, kui neid sõnu siin kasutada. Et liberaalidele või progressiividele, progressistidele ei lähe rahvastiku teema korda. Nad keelduvad seda tunnistamast probleemina. Ja Michal ütleb seda väga selgelt välja, aga mitte ainult Michal. Et ärge muretsege, mingisugust väljasuremist ei toimu, kõik on parimas korras ja see avaldub muide ka nende poliitikas, eks ole, et Reformierakond ju on see erakond, kes tegelikult võttis ära või kärpis peretoetusi, näidates täiesti selgelt, et nad ei pea seda kriisiks, nad ei pea seda oluliseks küsimuseks. Mäletame ka, kuidas eelmine peaminister Kaja Kallas ju rääkis, et ega naine ei ole sünnitusmasin, et sa paned raha sisse ja siis laps tuleb välja. Täiesti lubamatul viisil kujutas ta nagu seda situatsiooni, et nagu konservatiivid siis käsitleksidki naisi sünnitusmasinatena, et tuleb ainult raha anda, et siis naised sünnitama hakkaksid. Ja seda minu meelest ka Michal seal kasutas oma kõnes sellise kriitika kohana. Ja selles mõttes president Karis vastupidi peab seda tegelikult meie ühiskonna kõige olulisemaks probleemiks üldse, kui nii võiks öelda. Sest kui Eesti rahvast juurde sündima ei hakka, siis mingi aja pärast see ei ole ju enam Eesti sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Et siia võiks muidugi kõrvale panna ka Tõrviku rongkäigul peetud Martin Helme EKRE esimehe kõne, mis täpselt samamoodi keskendus rahvastikukriisile, sellele, et laps ei sünni piisavalt ja et see võib kaasa tuua tegelikult Eesti hääbumise. Ja selles mõttes me näeme, kuidas Karis pigemini peegeldab siin konservatiivse leeri muresid ja näeb vähemasti seda küsimust pigemini siis konservatiivide aspektist. Ja siin ongi nagu hea võimalus tegelikult juhtida tähelepanu sellele, et kui vaadata ka neid teisi punkte, mida Karis oma kõnes välja toob selliste murekohtadena, näiteks selle, et meil siin sureb inimesi kütmata kodudes, tsiteerin Karist, igal aastal jääb Eesti talves külmale alla 150 inimest. Ainuüksi selle kalendriaasta esimesed nädalad on nõudnud juba enam kui 10 elu. Üksinduses kustumine kütmata kodudes või hüljatud nurkades kõneleb valusat keelt meie ühisest hoolimatusest. Nii et Karis toob siis välja sellise ühiskondliku hoolimatuse teema või siis hoolivuse puudumise teema. Perepoliitika osas ta täiesti ilmselgelt kritiseerib Reformierakonda, öeldes, viimaste aastate tõmbetuultes on toetused olnud liiga muutlikud. Peredele tuleb kindlustunne tagasi anda.
see nüüd just viitab otseselt siis Reformierakonna poliitikale, et võtame peredelt kõik võimalikud toetused ja soodustused ära. Ja loomulikult ka maksupoliitika kritiseerimine, et see on muideks märgiline, mis ta siin ütleb. Loogem usaldust. Uutest maksudest tuleb rääkida enne valimisi, mitte alles siis, kui hääled on loetud. Täiesti selgelt on see torge Reformierakonna pihta, tolleaegse peaministri Kaja Kallase pihta. Järgmisena ta toob välja süveneva mittekuulumise probleemi, öeldes, meist iga 4 tunneb, et ta ei kuulu Eesti ühiskonda. Muust rahvusest inimeste seas ulatub see protsent suisa 40-ni. Ja siis ta võtab ette sellise usaldusväärse seadusloome temaatika. Jällegi ma tsiteerin. Kõnelesin kuuluvustunde murenemisest kõigi parlamendierakondade juhtidega. Panin neile südamele, et riigis tehtavad otsused peaksid olema arusaadavad ja läbipaistvad. Igale otsusele peab eelnema põhjalik analüüs, sest kaalul on meie riigi toimimine. Tähtis on mõista, et sisemise rahu hoidmisest sõltub ka väline rahu, meie vastupanuvõime ja sisejulgeolek. Otsuseid tuleb vaadata tervikuna. Hinnata mitte seaduse üksik, vaid koos mõju. Mõistlik oleks enne seadusloome käivitamist ka küsida, miks me seda teeme, kas ja kuidas aitab see kaasa ühiskonna ühtsusele ja kindlustundele või kas see üldse vastab Eesti põhiseadusele. Tsitaadi lõpp. Siin mina näen küll otsest viidet kirikute ja koguduste seadusele ja kogu sellele Vene kiriku kiusamise temaatikale, võib-olla mingil määral ka siis kodakondsuseta isikute hääleõiguse äravõtmisel või siis nüüd Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmisele kohalikel valimistel või ka mingid keelepoliitilised otsused. Ma seda ei oska öelda, aga konkreetselt kirikute ja koguduste seaduse puhul me ju teame, et Karis tunnistas selle ju sisuliselt 2 korda põhiseadusega vastuolus olevaks ja 3. korral, kui see ikkagi vastu võeti Riigikogus uuesti, pöördus Riigikohtusse ja nüüd on see pall Riigikohtu käes. Riigikohus peaks siis nagu lähinädalatel või ka lähikuudel langetama otsuse selle kohta, kas siis see kirikute koguduste seadus on kooskõlas või ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega. Aga kahtlemata on see just venekeelset elanikkonda eriti puudutanud küsimus, sest jutuks on siis Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku, endise Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku käekäik ja saatus ja nende kanooniline staatus siin Eesti riigis. Ja kõik need punktid, mida ma nüüd äsja üles lugesin, alates siis rahvastikupoliitikast või demograafia küsimustest kuni siis seadusloomeni välja, kodanikest ja elanikest hoolimiseni välja, siis need peegeldavad ju tegelikult neid sõnumeid, mida on toonud viimastel aegadel esile eriti Isamaa ja Keskerakond. Ja loomulikult ka siis kriitika Reformierakonna poliitika aadressil, olgu siis maksupoliitika või peretoetuste küsimus või mingisugused muud küsimused. Ja see paneb mind küsima, et ma ei oma mingisugust siseinfot, ma ei tea, kas Alar Karis tahab oma ametis jätkata, aga fakt on see, et käesoleva aasta septembris toimuvad presidendivalimised. Ja kui Alar Karis soovib oma ametis jätkata või soovib teist ametiaega, siis ta peab kellelegi tuginema, mõnele poliitilisele jõule tuginema. Ja ilmselt on selge, et Riigikogus ta neid hääli koalitsioonilt kätte ei saa, Reformierakonnalt, Eesti 200-lt ja võimalik, et ka sotsidelt mitte. Nii et pigemini on tal siis võimalik toetuda Isamaale ja Keskerakonnale ja loota valimiskogu peale. Ma ei tahaks siin praegu selles saates nüüd hakata presidendi valimisi analüüsima, me oleme seda teinud ja tõenäoliselt me teeme seda veelgi käesoleva aasta jooksul. Aga vähemasti mulle seda Karise kõnet lugedes
tekkis selline tunnetus, et siin võib olla mängus nii-öelda enese esitlemisega sellise vastutustundliku riigimehena, vastutustundliku presidendina, kes pöörab tähelepanu tõrjututele, nendele, kes külmades, kütmata majades või korterites üksilduses surevad, keda ei kuulata, kelle suhtes tehakse mingisuguseid ühiskondlikke reegleid, seadusi, mille mõju ei analüüsita, kes on pandud maksukoormuse alla, ilma et seda oleks lubatud enne valimisi ja nii edasi ja nii edasi, et mul tekib küll kindel selline tunnetus selle koha pealt, et Karis otsib endale sellist poliitilist toetust ja et need tema kõnes sisalduvad punktid kattuvad vähemasti mingis ulatuses nii Isamaa kui ka Keskerakonna retoorikaga ja nad vastanduvad täiesti selgelt Reformierakonnale ja kui me ka nüüd selles plaanis nagu analüüsime Michali ja Karise kõnesid, siis tegelikult ju Michal ei tunnista hetkekski, et midagi oleks Eestis viltu. Jah, ta ütleb, et seal on palju teemasid, mida oleks võinud oma kõnes kõiki käsitleda, et kõiki ei saagi käsitleda, aga kui ma võtan näiteks majandusaspekti Michali kõnes, siis ma kirjutasin just välja endale siin need eriti jaburana tunduvad kohad või tekib küsimus, et mis maailmas ikkagi siis meie see riigi aadel ja meie poliitiline nomenklatuur elab. Et tsiteerin Michalit. Erinevates analüüsides näeme riigi majanduses positiivseid trende. Aja jooksul jõuavad need ka kodudesse. Tarbijate kindlustunne on hakanud taastuma. Inimesed hindavad oma pere praegust majanduslikku olukorda optimistlikumalt ja vaatavad varasemast lootusrikkamalt nii oma pere kui ka riigi majanduse tulevikule. Keskmine netopalk kasvab ühetaolise maksuvaba miinimumi kehtestamise tulemusena rekordiliselt 10–12%. Pensionid kasvavad 5,3%. Tööhõive küündib kõigi aegade kõrgeima taseme lähedale. Tööpuuduse prognoos on kuni 6,7%. Inflatsioon on raugenud. Kommertspangad ja Eesti Pank prognoosivad käesoleva aastal inflatsiooniks kuni 3%. See oli siis tsitaat peaminister Michali kõnest enne vabariigi aastapäeva. Et millisest riigist ta räägib? Millisest Eestist ta räägib? Ja samal ajal siis presidendi kõnes on see pilt, eks ole, kütmata kodus üksilduse surevatest inimestest. Et ka siin on tegelikult täiesti selge selline eristus, et me näeme ühel pool sellist agressiivselt tulevikku vaatavat jõukal liberaali, kes usub, et kõik on hästi, kõik need poliitikad on õiged, mida Reformierakond või see liberaalne leer, valged jõud on ajanud. Siin põhimõtteliselt mitte midagi ei ole vaja muuta, on vaja timmida siin mingeid asju ja kõik läheb aina paremaks. Ja teisel pool on siis see teine Eesti või ka kolmas Eesti, kuidas need tähistus iganes võtta ja Karis antud juhul siiski pigemini kõneleb ka selle teise Eesti nimel või põhiliselt ta selle teise Eesti nimel kõnelebki. Inimesed, kes tõepoolest on üksilduses, kes tunnevad võõrandumist, kes ei suuda maksta korterite ja majade kütmise eest, kes tegelikult taluvad kõiki neid Reformierakonna poliitika tagajärgi. Nii et siin ongi kaks sellist põhimõtteliselt erinevat suunda Eesti poliitikas, Eesti valikutes ja need ei ole päriselt nii, nagu Michal oma kõnes ütleb, et meil on valida kas ida või lääs, kas tulevik või minevik, edumeelsus või tagurlus, vaid tegelikult kaalul on see, et üks suund arvestab ainult teatud sellise jõukama, liberaalsema, võib-olla siis ka linnas elava inimese huvidega ja teine suund üritab näha Eestit rohkem tervikuna, võtta arvesse ka maapiirkondade inimesed, võtta arvesse ka väiksema sissetulekuga inimesed ja Reformierakond on see erakond, kes keeldub tunnistamast, et nendel teistel inimestel on mingisugused probleemid.
et üldse Reformierakonna poliitika on paisanud need inimesed majanduslikesse kitsikustesse ja probleemide kätte. Nii et selles mõttes ma möönan, et või olen rõõmus, et president need asjad välja tõi ja see teebki võib-olla selle kõne ikkagi palju rohkem riigimehelikuks kui peaministri sellise ärpleva liberaali sõnavõtu, mis teadlikult ja tahtlikult keeldub tunnistamast, et väga suur osa Eesti inimestest ei ela sugugi hästi, et nendel ei lähe sugugi paremaks, isegi kui mingisugused statistilised näitajad kusagil Exceli tabelis või ma ei tea, kus kohas vastavalt vormistatakse. Nii et selles mõttes tuleb Karist tunnustada, et ta tõi need probleemid välja, et ta julges neid puudutada ja samas ikkagi peame meeles pidama, et mitte midagi poliitikas ei öelda juhuslikult, kindlasti on ka Karisel omad kalkulatsioonid ja arvestused. Juhul, kui ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks, siis tal on kindlasti vaja leida toetust ja praeguse valitsuskoalitsiooni juures ta seda toetust ei leia, pigemini siis Isamaa Keskerakonna leerist, kusjuures Keskerakond ongi teatanud, et ta toetaks Karise jätkamist, nii et see seletab ka mingis mõttes neid Karise teema püstitusi ja seda tooni, kuidas ta neid teemasid käsitleb. No Karis on olnud ju tegelikult kogu oma presidentuuri ajal suhteliselt vaoshoitud president, et kui võrrelda teda siin Kersti Kaljulaiu ja Toomas Hendrik Ilvesega, kes on olnud ikkagi sellised raevukalt liberaaldemokraatlikud eestkõnelejad, kui sa rääkisid siin Pontifex Maximusest, siis nemad on olnud nii-öelda mitte lihtsalt Eesti ilmaliku vabariigi ülempreestrid ja ülempreestrinnad, vaid ikkagi konkreetselt sellise liberaaldemokraatliku režiimi ülempreestrinnad ja Pontifex Maximused. Miks Eesti Vabariigi president üldse on selline nii-öelda ülempreester, see on juba omaette küsimus ja ma ikkagi alati tekitab see minust sellise muige, sellise võltspaatosliku ja võltsreligioosse muige, et või see võltspaatoslik reaalsus, mis tekitab selle muige, et me käsitleme Eesti Vabariigi presidenti sellise teatava nii-öelda poolreligioosse figuurina olukorras, kus me ise tunnistame seda, et me rahvana oleme võib-olla kõige ilmalikum üldse Euroopas. Ehk siis kuskilt otsast meil on ikkagi vaja mingit religioosset figuuri ja kui me seda õigest kohast ei leia, et siis peame me justkui leidma selle sellisest ilmalikust sfäärist. See on alati huvitav märgata, kui me räägime presidendist ja presidentuurist. Aga kui võtta nagu Michali kõne nagu väga üldiselt kokku, siis minule hakkas silma seal üks selline nagu süstemaatiline aspekt ja see on üks aspekt, mida tasub nagu tähele panna nagu erinevates kohtades, näiteks ka Margus Tsahkna kõnes Riigikogu ees, mida ta siis pidas Eesti välispoliitika juhina justkui visandades, milline on Eesti välispoliitika tulevik ja see on see, et tegelikult kogu see režiim, mille liige me nüüd praegu siin oleme, selline liberaaldemokraatlik Euroopa Liidu NATO režiim on selline ühtne ideoloogiline, majanduslik ja ka välispoliitiline ja julgeolekupoliitiline tervik. Seda tasub aru saada ja see on ikka ja jälle nagu välja tulemas igal pool, et alles hiljuti siin Euroopa Liit on nõudnud Ukrainalt seda, et nii-öelda homoabielu tuleks vastu võtta, kui Ukraina tahab tulla Euroopa Liitu tulevikus ja nii edasi, et sellised liberaaldemokraatlikud baasdogmad ja printsiibid tulevad ikka ja jälle välja, et see on nagu üks selline maailmavaateline tervik. Et kui me oleme siiamaani harjunud nägema seda mingisuguse sellise, kuidas öelda, meie enam ammu ei ole harjunud nägema, aga meil on esitletud seda kui sellise
pluralistliku ühiskonnana, kus on ühed maailmavaate esindajad ja teised ja nad saavad rahulikult dialoogi pidada omavahel, et liberaaldemokraatia ongi see katusmõiste, mille raames siis sellist maailmavaatelist dialoogi peetakse ja NATO ja Euroopa Liit nagu otseselt ei ole mingisugused selgelt ideoloogilised moodustised, poliitilised moodustised, siis tegelikult Michali ja meie poliitilise klanni viimased avaldused lükkavad selle kõik ümber ja räägivad seda, et just nimelt seda see on, et me oleme ennast nii-öelda kurguni või kõrvuni mässinud ideoloogilisse sellisesse maailmavaatelisse liitu, olgu selleks nii Euroopa Liit, olgu selleks NATO, olgu selleks kogu see liberaaldemokraatlik selline suur konglomeraat, millega kaasnevad kõik revolutsioonilised dogmad, olgu perekonna abielupoliitikas, olgu siin üldse poliitikas, et ja kus sellised kuidas öelda, konservatiivsed asjad ja ideed ongi mõeldud välja suremiseks ja välja juurimiseks ühiskonnas. See on selline suur, kuidas öelda, pilt, mille siis Michal meile visandab Euroopa Liidust, NATOst ja Eesti kuulumises sellesse väärtusruumi. Sootuks detailsem loomulikult ja sootuks mõistlikum pilt on tõepoolest Karisel, kes räägib meile sellisest mitmekülgsest ja autentselt pluralistlikust diskussiooniruumist, mis peaks olema reaalselt liberaalne, ehk siis arvestama ka teise osapoole mõtteid ja tooma esile võimaluse ühiskonnas neid ka rahulikult läbi rääkida ja dialoogi vormis arutada, mitte ainult kahe erineva monoloogi vormis. Ja see on ka väga huvitav, et mulle tundub, et kui Karis räägib kahest erinevast monoloogist, siis eelkõige ta räägib sellest jällegi Kristen Michali sellisest täiesti endasse sulgunud ideoloogilisest plaani majandusmonoloogist, mille ta siis nüüd nagu Eesti rahvale peale paneb, ütleb, et just see on tee, mida me peame käima ja mingit muud teed meil justkui ei olegi ega saagi olema. Ja ma tsiteerin siin jälle Karist. Karis ütleb, et oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leilist uimased, viidates meie avaliku arvamuse temperatuurile. Selline kuumus ei valmista enam kellelegi rõõmu, ikka jälle nõuab vänge sõna veelgi vängemat vastust, valimiste eel kistakse taas üles mõni tüli, isegi kui keegi sel viisil oma soovitud hääled nopib, jääme kaotajaks me kõik, aga kõige valusamalt need, kes tüli keskmesse on kistud. Ja see on huvitav, see viimane lõik siin, et enne valimisi kistakse üles jälle mõni tüli. Kui me rääkisime siin sellest, et nii Reformierakond kui ka E200 on siis justkui sellise väärtuskonflikti võtnud oma peamiseks valimisloosungiks ja Michal seda esindab oma kõnes, siis tundub, et Karis ka seda kommenteerib ja ütleb, et see on selline peamine viis, kuidas me võime kõik nüüd kaotajaks jääda ja kritiseerib nii Reformierakonda kui ka E200 nende sellisest järgmisest nii-öelda valikust kogu valimiste-eelne diskussioon üles võtta ja jälle vastandada ennast nii-öelda rahvuslikele ja konservatiivsetele jõududele. Kuigi tegelikult kogu see kujund, mille Karis välja toob, see sauna kujund, et me oleme just oma sauna üle kütnud ja vängest leilist uimased, see on ikkagi asi, mida meie riigi poliitiline juhtkond on nagu korduvalt välja toonud, ent ei ole nagu selgelt osutanud sellele, et huvitav, kes selle sauna siis nüüd ikka üle siin on kütnud. Kas konservatiivid on seda teinud või on nüüd üle 10 aasta juba selline võimutsev liberaalne pealetung toonud välja selle, et Eesti ühiskonnas on mõistlik diskussioon täiesti ära lämmatatud ja me ei ole võimelised enam omavahel hakkama saama ning ka põhimõtteliselt lõhe Eestis erinevate ideoloogiliste fraktsioonide vahel on jõudnud vaata et peaaegu ületamatule tasandile. Ja me peame hakkama küsima, et huvitav, kust kohas see nii-öelda küttepuu on siia sauna nüüd hangitud ja kes selle
küttepuu ikka sinna ahju on pannud ning leegi põlema süüdanud ning siis seda kütet pidevalt kogu aeg aasta järel, projekti järel peale on surunud Eesti ühiskonnas. Vaat sellele tavaliselt vastust selliste küsimuste ja kõnekujundite juures ei tule. Ja aus vastus on väga lihtne. Kui me nüüd analüüsime seda, kuidas selline revolutsiooniline, liberalistlik, võltsdemokraatlik eliit on tegutsenud siin, siis on tegutsenud täpselt nii, et need revolutsioonilised ideed on väevõimuga Eesti maksumaksja toel rahva tahte vastaselt paljuski siia sisse süstitud ja kõiki neid, kes on tervemõistuslikku, normaalset, loomuseaduslikku ühiskonnakorraldust kaitsnud, neid on pekstud, mõnitatud, häbimärgistatud ja nad on surutud ühiskonda marginaalsesse perifeeriasse. Need on need, kes on kogu selle sauna siin üles kütnud. Nii et tegelikult ega enne see saun, seal temperatuur maha ei käi, kui me ei ole seda algset nii-öelda kütjat üles leidnud ja ei ole algsele kütjale pannud peale veto, et nüüd sa mees enam ei küta. Või vastupidi, et me tuleme ja pöörame midagi nüüd selles kütteprotsessis hoopis tükis ümber, me võtame pingeid maha, näiteks taastame loomuseadusliku abielu käsitluse. Et need on teemad, mida tegelikult tuleb täitsa ausalt ja rahulikult käsitleda ja ei piisa sellest, et justkui selline keskpõranda konservatiiv tuleb ja ütleb, et on siin ikka nüüd mõlemad pooled natukene üle kütnud ja nii edasi. No ei ole, et see kultuurikonflikt, kultuurisõda, kui soovite, väärtuskonflikt on meile imporditud siia Euroopa Liidust selle sama tervikkonglomeraadi poolt, mida Michal nüüd visandab oma selles kõnes. Selle sama revolutsioonilise terviku poolt ühe konstitutsioonilise elemendina siia Eestisse ja nüüd on pandud Eesti rahvas selle ette lihtsalt, et kas te nüüd sööte seda putru, kiidate heaks selle, hakkate helpima või teine võimalus, NATO ei kaitse teid, te ei kuulu Euroopa Liitu täisväärtuslikult, meil ei ole enam sõpru, te olete populistid, tahate teha Eestist mingisuguse Ungari-laadse riigi, nii edasi. Et see on see otsene saunakütjate retoorika, mida Michal siin ka oma kõnes välja toob, mida Reformierakond ja liberalistlik seltskond on Eestis viimased 15 aastat pidevalt surunud, marginaliseerides kõiki rahulikke, tervemõistuslikke, normaalseid inimesi, kes on söandanud ütelda sellele midagi vastu. Et see on tegelikult asi, mis jääb Karise kõnest puudu, et reaalselt ei analüüsita nii-öelda seda olukorda tervikuna. Tõsi, ma tunnistan, et loomulikult ega presidendi kõne ei olegi see koht, kus ta seda nüüd siis nii-öelda süvitsi analüüsima peaks minema, aga väike vihje sellele oleks võinud siiski olla või ütleme nii, kõlavam vihje kui see, mida Karis siin läbi nii-öelda ridade ja sõnade ja tähtede üritab meile näidata. Kui nüüd vaadata veel tagasi Michali kõnele ja küsida, et mis sealt kõlama jääb, siis tegelikult jääbki sealt kõlama sõnum, et nad ei kavatse meelt parandada. See konkreetne tsitaat, mida ma kohe kuulajate ette toon, on küll rohkem välispoliitilise dimensiooniga, aga see kehtib täpselt samamoodi ka meie koduse sisepoliitika kohta ja ma tsiteerin Michalit. Tulin nädal tagasi Müncheni julgeolekukonverentsilt ja rõõm oli näha ärganud Euroopat. Kui MAGA, ehk siis Make America Great Again, Donald Trumpi taga olev liikumine, kui MAGA on midagi teinud, siis äratanud üles magava Euroopa. Aitäh selle eest. Kinnitan, et need, kes loodavad, et õnnestub ajaloo kella tagurpidi tööle panna, peavad pettuma. Euroopa suured ja väiksed demokraatiad ei lase ennast muuta mõjusfääride etturiteks ja diktatuurideks. Seda ei juhtu ka Eestis, ärge loodkegi. Tsitaadi lõpp. Et see, mis nüüd on nagu sellise geopoliitika kontekstis öeldud ja loomulikult siis on peetud silmas Ameerika Ühendriikide poliitika muutumist ja administratsiooni vahetust,
tegelikult see hoiak kehtib minu meelest üks-ühele ka Eesti sisepoliitikas, et senikaua, kuni Reformierakond koos oma teiste selliste progressiivsete satelliitidega on võimu juures ja hoiab võimuhoobasid enda käes, nad ei kavatse mitte midagi muuta, nad ei kavatse meelt parandada. Nad ei kavatse mitte milleski vastu tulla, ärge kohe lootkegi. Ja huvitav on see retoorika, et need, kes loodavad, et õnnestub ajalookella tagurpidi tööle panna. See on ikka täiesti selline seestunud progressisti jutt, et mida võis kuulda ka nõukogude ajal muideks, et seal ka ju nõukogude kord oli ju väga eesrindlik ja tauniti siis neid kapitaliste ja teisi, kes üritasid ikkagi ajalookella panna tagurpidi käima. Nii et Michal tegi väga selgeks, et mingisugust meeleparandust ei tule, mingisugust muutust ei tule. Eesti peab vaatama agressiivselt tulevikku, ehk siis jätkama sellel samal kursil agressiivselt, jõuliselt, mis tähendab ka muuhulgas seda, et konservatiividega ei kavatseta arvestada mitte kõige vähimalgi määral. Ja president oli siis vastupidi sellel seisukohal, et tegelikult tuleks aru pidada, tuleks vajadusel aeg maha võtta, tuleks inimestega rääkida, esindas siis sellist tõepoolest lepitavat ja ühisosa otsivat ja sildu ehitavat poolt, mis on ka muideks tema ametiülesanne. Aga päris lõpuks ma veel tsiteerin ka Lauri Hussarit, et alguses sai teda mainitud, aga tema kõne jäi meil lähema vaatluseta ja ega see koosneski põhiliselt loosungitest. Ja ka Hussar siis tegelikult räägib siin julgeolekupoliitikast, aga see käib ka muu kohta. Ma tsiteerin, Euroopa peab vabanema hirmust tuleviku ees. Peame uskuma oma jõusse, võimesse muutuda majanduslikult ja sõjaliselt veel palju võimekamaks. Nii nagu Kolumbus avardas maailma, nii avardab ja tugevdab Eesti seda oma tegude ja väärtustega. Tsitaadi lõpp. Ega siin ei olegi midagi enam analüüsida. Siin on üks loosung teise loosungi otsa, mis tegelikult ka sellist liberaalset, progressiivset nägemust iseloomustab. Aga seesama väärtuste mängu toomine, et meie nagu seisame mingisuguse erilise väärtuspõhise suuna, oleme valinud sellise eriliselt väärtuspõhise suuna, me peame lihtsalt uskuma rohkem oma jõusse ja siis võib-olla ka mingisuguseid sõjalisi samme astuma, et ennast kaitsta siis tagurluse ja pimeduse ja Venemaa ja Kremli ja kõige selle eest. Et see näitab, et tegelikult see suund ei ole võimeline üldse meelt parandama ega meelt muutma, vaid ta jätkab samal kursil nii kaua kui lastakse. Ja see nüüd ongi tegelikult Eesti valija küsimus, et kas ta laseb sellel suunal jätkuda või ta pigemini siis kuulab seda, mida president ütles ja mõtleb selle aasta jooksul oma südames. Mis on see, mis siis Eestile lõpuks vajalik on? Ja, Michali rahustuseks võib ütelda, et ega konservatiivne ja rahvuslik liikumine ei soovigi ajalookella kuidagi tagasi pöörata, ega me ei soovigi kuidagi ajaloosse sukelduda, vaid me oleme ka agressiivselt tuleviku poole liikuv poliitiline ja maailmavaateline liikumine. Me tahame tulevikus abielu, perekonna, loomuseadusliku tähenduse taastada ja me tahame tulevikus ühiskonna loomuseadusliku moraalse palge uueks luua. Nii et need on kõik tuleviku teemad ja tulevikus me tahame neid asju reaalselt näha ning neid ka õitsele panna Eesti ühiskonda. Nii et ega keegi minevikus ei plaani midagi teha, et ajamasinat meil ei ole, ikka tuleviku poole. Nii on konservatiivid, ma arvan, mõelnud kogu aeg. Aga ma tänan, Veiko, selle mõttevahetuse eest ja suur tänu teile kuulamast, head inimesed. Selline oli seekord Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri ning teile soovin kõike head ning kuulmiseni juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.